tere hommikust! Käes on kolmapäev. Ma olen hommikutse tegelenud eilse vlogiga, just filmisin sinna ka lõppu ära. Nii et ma olen juba päevaks valmis, mul on mu uus reservedi T-särk seljas. Ja mis mul siis täna toimub? Täna toimub see, et mul on kõigepealt teraapia. See tegelikult ideaalmaailmas pidi olema eelmine nädal, enne kui ma Springmassiga alustasin. Aga jah, see siiski pidi lükkuma teatud põhjustel sellesse nädalasse. Nii et igal juhul lähen ma sinna. No sinna ma teid ju kaasa ei võta. Ja siis ma lähen sealt otse Küüntesse. Noh, ma saan teile nagu midagi sealt näidata, aga see on ka mingi 2 tundi lihtsalt nagu, mis kulub sinna, millest teile on võib-olla, ma ei tea, 10 sekundit. Ehk siis mul on täna väga suur osa päevast, mida ma ei saa teiega jagada. Aga õhtupoole mul on nagu mingi idee olemas, mida ma täna tahaksin teiega jagada. Ja tegelikult on tulnud päris palju küsimusi ka, mille üle saaksin arutleda. Ehk siis täna ei tule nagu selline super tegevuste rohke, aga mul on siiski mõtteid, mida ma saan teiega siin arutada. Ja panin täna peale siis oma uue Sabrina Carpenteri Sweet Tooth parfüümi. Ja ma nii tunnen seda praegu ja see on nii mõnus magus. Ma tunnen, et see läheb mu roosa bluusiga väga hästi kokku. Aga tegelikult jah, nüüd ma siis olen valmis. Mul on vaja ära lõpetada praegu eilne vlog, teha thumbnail sellele, kirjeldus, üles laadida see. Ja siis ma ei ole tegelikult hommikust söönud veel, kusjuures ma vist peaks selle ära tegema, ma hakkan juba kränkiks muidu muutuma. Ja ega ma ilmselt siia ei jõuagi enne minekut rohkem. Vau, vahepeal on toimunud selline ilmaareng, et ma saan minna pintsakuga välja. Crazy, igal juhul. This is the outfit today ja ma suundan teraapia poole. Teraapias käidud, nüüd on aeg Küünteks. Sellised mul on. Paar inimest isegi palus pilti mu viimastest, nendest Küüntest, et endale ka sellised teha, väga nuina. Nii, ma olen Küüntest kodus, mul ei ole täna põhimõtteliselt mitte midagi teile veel siin, aga ärge muretsege, mul on idee, mida ma tahan teha kohe. Aga Küüntest nii palju, et ma läksin tegelikult täiesti teise ideega, aga mu küünetehnikul oli sädelav roosa otsas ja seda oleks olnud vaja. Aga kuna ma plaanin selle idee realiseerida, siis ma vist praegu seda pilti siia ei pane, te näete tulevikus lihtsalt. Ja igatahes siis ma pidin kiiresti ümber orienteeruma seal ja siis ma mõtlesin, et see kollane on ju siuke nunnu värv. Ja igal juhul ma vaatasin, et teil on päris palju küsimusi minu vlogimise kohta, YouTube'i tegemise kohta ja ma jõuan nende küsimusteni ka, aga see ärgitas minus soovi vaadata oma kõige esimest vlogi, mis on üles laetud 5 aastat tagasi. Oota, ma vaatan korraks, mis aasta see siis oli. 11. september 2020. Okei, päris 5 aastat veel ei ole, aga selleks hetkeks ma olin tegelikult videosid teinud juba peaaegu aasta, no mitte päris aasta. Ma alustasin 2019 detsembris, et selleks hetkeks ma siis tundsin, et ma võiksin seda vlogimist proovida ja keegi teist küsis ka mu käest, et kas ma olen alati ennast kaamera ees nii mugavalt tundnud. Ja ma mõtlesin, et kui ma niimoodi ise peaks lihtsalt vastama, siis ma ütleks, et üsnagi mugavalt olen tundnud. Nagu kindlasti nagu sellist sorti mugavus, nagu on praegu, on tulnud võib-olla siuke viimase 3 aasta jooksul, aga ma ütleks, et nagu alguses ka ei olnud midagi katastroofilist, aga ma ei ole seda esimest vlogi tagasi vaadanud. Vist mitte kordagi, ma arvan. Nii et võib-olla ma panen täiega segast ja tegelikult ma olin üli awkward alguses. Muide, kui sa oled siin sellest ajast, kui see esimene vlog üles läks, siis palun anna mulle teada nagu wow,
5 aastat kedagi vaadata, see on ikka pikk aeg. Nii et igal juhul ma mõtlesin, et ma reactin siis siin oma kõige esimesele vlogile. See on 26 minutit pikk. Nii et vaatame, ma nagu tervenisti seda ei hakka siia sisse vist panema, ma ei ole kunagi sellist react videot teinud, nii et ma ei tea täpselt, kuidas see käib, aga eks ma siis proovin teile selle kokku panna kuidagi. Hello, mina olen Kaisa ja tere tulemast minu esimesse vlogi. Kuna päris mitmed teist on oodanud mult juba tegelikult pikemat aega vlogi, aga ma ei ole kuidagi ennast kätte võtnud ja kuidagi mu elu ei tundu nagu nii põnev, et seda vlogida, siis ma ei ole seda sellepärast teinud veel. Aga kuna mul on täna vaba päev ja tuleb loodetavasti selline fun day, siis ma mõtlesin, et see oleks vist hea võimalus proovida seda vlogimist. Ma olen just ärganud mõned minutid tagasi, nii et sellepärast selline käre hääl ja ilmselgelt meigita nägu. Hommikusöögiks. Oh my god! See intro lihtsalt... Esiteks, miks see karjus niimoodi? Ja teiseks, ma mäletan seda tunnet, et nagu mul peab ju intro olema. Ja siis ma tegin mingi asja, mille ma oskasin siis too hetk kokku panna. Ma ei ole tegelikult videotöötluses väga hea. Ma arvan, te olete aru saanud. Ma ei tee mingeid ekstra asju. Mul on selline väga lihtne stiil, kui seda saab stiiliks nimetada. Nii et jah, selles ma ei ole pro, aga ma tundsin, et mul on seda introt vaja ja see mul oli. Praegusel hetkel ma ei tunne sellest puudust. Ma arvan, et kuidagi, kui sa vaatad mu videot, siis sa tead, et ma olen Kaisa ja kui ka ei tea, siis sa saad teada ja sa saad ilma selle introta teada. On siis leib, kasutasin seda leibukest. Avokaado ja selle vegan majoneesiga ja munaga. Tavaliselt ma teeksin küll 2 seda leivakest endale, aga mul oli ainult 1 muna alles, nii et peab selle ühe leivaga leppima. Õnneks mul kõht nagu nii tühi ei olegi täna hommikul, nii et see on täiesti fine. Aga muidu hommikusöök on minu jaoks nagu ülioluline. Ma pean iga hommik sööma. Ükskõik kui vähe aega mul on või mida iganes, siis hommikusöök on siuke väga kindel asi mul. Siiamaani hommikusööki pean sööma. Ja ma tihti teen kas... Ja see heli on endiselt sama. Kunagi ma sain väga palju, liialdan praegu, aga sain heiti selle heli eest, mida ma teen enne, tavaliselt see on enne, kui ma hakkan mingit uut mõtet väljendama. Aga see on nagu, ma olen sellega ise leppinud, see on kuskil nii sees, see on mingi minu, kas seda saab kõnemaneeriks nimetada, seda ma ei tea, aga see on lihtsalt minule omane asi. Ma lõikan neid omajagu ka välja, aga ma nagu hulluks ka sellega ei lähe. Kui ta jääb kuskile sisse, no issand jumal küll, ja ma arvan, et väga paljud teist ei ole seda tähele pannud. Ja kui sa oled, siis ma ei taha teada. Karahilbaputru või siis sööngi mingit avokaadoleiba või siis teen omletti näiteks endale. Et need on minu kõige tavakamad hommikusöögid. Ja siis ma võtan alati D-vitamiini. Tegelikult ma ei võta alati D-vitamiini, sest et ma unustan ka tihti peale. Mulle meeldis, ma olin juba siis aus, nagu ma olen praegu. Nagu et... Ma ei võta iga hommik D-vitamiini, nagu ma seal ütlesin. Siiamaani ma vahepeal unustan oma vitamiine võtta, kuigi see on isiklik areng, et ma kindlasti võtan tihedamini vitamiine, kui ma too hetk võtsin. Ja siis minu hommikurutiin on niimoodi, et ma istun, söön, vaatan YouTube'i videot ja see on siuke chill time. Ma tahan nagu veits ekstra olla. Kuna ma lähen juuksurisse ja shoppama, siis see on nagu siuke
fun me day. Ehk siis ma tahan kuidagi nagu ekstra olla. Et ma arvan, et ma panen. Ma olen kuidagi väga lähedal. Ja ma ei tea, mis selles näos on siis teistmoodi, aga ma näen ju tita beebi välja. Nagu nii nunnu. Aga nagu mis siin on teistmoodi? Võib-olla nagu siit neid smile line ei ole nii väga. Ma ei kanna üldiselt nagu kunstrüpsmeid, et kui ma lähen välja või kuskile nagu peole või niimoodi siis ja, aga muidu ma ei kanna, aga täna ma tahaksin rüpsmed panna ja siis ma ostsin Nixist paar asja, kuna Ülemiste Nixi poel on see nädal sünnipäev. Issand, ma ei tea, kas ma viitsin tervet seda meigi osa nagu läbi vaadata, aga ma peaks ütlema, et nagu praegu nii palju, kui ma vaatan, siis ma olen nii nagu ma olen, et mulle endale ei tundu, et ma oleksin väga kuidagi kohmakas kaamera ees ja et ma ka püüaksin olla keegi, kes ma ei ole. Mis on ju iseenesest väga tore. No ma veits kardan, et ma panen siia ripsmed peale, siis äkki üldse pole näha seda. Eks ma peaks mingid väga kerged ripsmed panema. Aga alustuseks ma värvin ripsmed ära L'Oreal Paradise Ecstatic ripsmedušiga. Ripsmed on peal. Ma ei tea, kui hästi see lilla lainal on näha, aga veits ikka on ja... Oh my god. Issand, kui dramatic ripsmed. Nagu ma tean, et ma rääkisin seal alguses ka, et ma mingi niisama ei käi ripsmetega muidu, et ma ikka peo jaoks panen, aga et ma praegu tunnen, et ma tahaks lihtsalt. Ja ma ütlen, et mul on mõnikord siiamaani siuke tunne, et ma tahaks lihtsalt ripsmed panna. Ja ma olen absoluutselt selle poolt, et igaüks võib oma meigiga igal ajal teha, mida iganes ta tahab. Aga ma ei ole kindel, et ma tänasel päeval läheksin juuksurisse ja shoppama nii crazy'de ripsmetega. No väga ilus on. Ma ei tea, kas mulle tundub, või mu kulmud on peenemad seal. Need tunduvad kuidagi nagu nii väiksed need kulmud seal. Aga mul praegu ka paksud kulmud ei ole, aga nagu normaalsed. Nii tore, nii cute. Nüüd ma muidugi pean siia oma prillid ka panema ette. Mis... Ja siis mul oli ju prillikandja aeg. No see oli video algusest arusaadav, aga nagu see, et ma tegin meigi ära ilma prillideta ja siis, et ma olen nagu, nüüd ma pean need prillid siia peale panema, see nagu illustreerib nii hästi seda, kuidas ma tundsin, ma ei tahtnud neid prille kanda, aga no mul oli ikka -4,5 või midagi. Nii, et see ei olnud võimalus ilma nendeta ringi käia ja see hetk oli juba see, kui ma ei saanud läätsasid kanda, sest et mul ei olnud need jõhkrad silmapõletikud ja mu silmad olid hästi tundlikud ja ma ei saanud läätsasid põhimõtteliselt üldse kanda. Ja siis ma pidin prillidega käima ja ma vihkasin seda, nii et nagu silmaopp oli minu jaoks life changing, kõige parem otsus, mida ma oma elus olen teinud. Silmalaseris käisin silmaopil, ideaalne, wow, oh my god, amazing, nagu elu on peale seda olnud parem ja kvaliteetsem. Ei ole nii cute ja tore, aga it's fine. Ja me olemegi päevaks valmis ja nüüd mind ootab ees üks väga ebamugav task. Arva praegu, enne kui sa näed, mida ma hakkan tegema, arva kommentaaris. Pintslite pesu. Mida hakkan tegema. Ma sain vahepeal aru, et mul on ülikiire ja ma ei jõua seda asja praegu teha, mis ma pidin tegema. Okei, ma ütlen ära, ma pidin pintsleid pesema. Aga ma pesen siis need õhtul, sest et kui ma tahan enne juuksurit jõuda shoppata, siis ma lihtsalt ei jõua praegu neid pintsleid pesta. Avalikus kohas vlogimine tundub väga scary, eriti üksinda. Aga ma käisin Kristiinas, tahtsin Deichmannist endale lillasid filasid, aga seal ei olnud minu suurust kahjuks. Kuigi ma ei olnud kindel, kas ma oleks need ostnud, aga ma tahtsin neid vaadata ja potentsiaalselt osta. Aga seal ei olnud minu suurust, nii et rahakotil ongi parem. Ja nüüd ma olen Rotermannis ja vaatan Bershkasse ja Stradisse. Ma filmisin juba siis, või noh, ka siis telefoniga.
aga mul oli iPhone 8 minu arust ja see stabilisatsioon, nagu sealt näha oli jube halb. Et thank God, et praegu on see palju parem iPhone'il, sest et nagu see niimoodi lihtsalt nagu rappus, kui ma kõndisin, et Ma olen selle Saarepoti pärast kõige põnevil, kui sa ostsid Saarest asju. ma ostsin ainult ühe asja Saarast, sest et Saara on kallis. Seal tegelikult topid, kus ja nagu topid on okei hinnaga, aga kõik muu on väga eks. mingi pintsakul on 50 €. No halloo. Igatahes ma nüüd jõudsin ka asja juurde ja see shopping võttis palju kauem aega, kui ma arvasin ja ma olen nii väsinud. Aga ma nagu, kes see filmis selle? Tann või? Nagu see kaamera on kellegi käes, sest et see liigub. Ja miks Kaisa nii teistmoodi välja näeb? Nagu mida ta teeb praegu teisiti, kui ta siis tegi? Sest et nagu ma keeldun uskumast, et me oleme vananenud nii palju või nagu ma arvan, midagi meigis on teisiti. ma hakkan Kaisale näitama, mis ma ostsin ja siis ma näitan ühtlasi teile ka. Minu viimane ost oli Bershkast. See värv on ju. Kas me oleme üllatanud teid? Tundub, et ma olin lillaga obsest. Seelik jah. Selline seelik. Väga sina, sul on mingi musta nimega. Midagi sellist jah. Väga hei. Jaa, siin on läinud ja ma muidu väga seelikutega ei käi, aga ma mõtlesin, et Ma tunnen, et sa käid rohkem kui mina seelikutega. No pigem käid. Ma oman ühte seelikut. no okei, jah, see on 3. seelik. Nii, kas me oleme üllatunud? Ei ole. See on nüüd see Saara ost. Okei, Tann filmis selle, nagu kuulda oli. Kusjuures see lilla on ilus värv ja see sobib mulle tegelikult hästi, nii et ma ei ostaks tänasel päeval neid samu riideid, aga selle aja kohta I'm not mad. Ainult 15 €. Nii et nagu, ja see läheb, no ta suht ikka läheb selle seeliga ka kokku. Ja siis ta läheb veel asjadega kokku, mis ma ütlesin. Nii et see on väga tore, see on siuke paksem materjal, väga tore. Ja see matchib Kaisa laineriga. Jah. Nii, siis ma ostsin Indexist pesu, seda ma ei näita. Ja siis nii Parker. Täielik üllatus täna. Täielik üllatus, ma arvan, et peale seda, kui ma sulle näitan, mis ma ülihea hinnaga sain, siis sa tahad sinna minna. See on väga halb ju. Nii. 10 €. Üliilusti istub seljas. Nüüd siuke, no täiega. No nude on tõesti ülikorralik, see on nagu, seal oli mingeid teisi ka, mis olid 7 €, aga millel polnud voodrit. Ja nagu, ei olnud nagu nii ilus. Ma tunnen poissi sealt samas selle ruudulise. Mul on samamoodi mingi vooder ja üli nagu... Ma nagu täiega impressed. Selle kvaliteet jääb 10 €. Ma ostaks seda vist mingi üli oversize massi. See hallo, see on minu arust mul ikka veel sees see hallo. Nagu, kui ma olen üllatunud või kuidagi tahan nagu tähelepanu millelegi tuua, siis ma mingi hallo. Ja muidu ka ma räägin täpselt samamoodi ikka veel. Minu päev läbi. See oli palju rohkem kuidagi tegevust täis, kui ma alguses mõtlesin. Ma arvasin, et üli chill päev, aga siis kuidagi kõik läks nii kiiresti ja ma olen nüüd nii väsinud ja tegelikult mul on vaja veel oma fake tan maha koorida ja uus fake tan peale panna. Nii et mul veel tegevust jagub, aga siinkohal ma siis lõpetaksin. Ma loodan, et teil oli huvitav minuga koos see päev veeta, et teile meeldis see vlog. See oli kindlasti nagu väga algeline, sest see on tõesti täiesti esimene kord, kui ma üldse nagu proovin vlogida. Et siis loodetavasti oleksid järgmised vlogid võib-olla paremad. Aga kui sulle meeldis see vlog ja kui sa tahaksid veel näha selliseid, siis kindlasti pane sellele videole like ja kommenteeri alla ka, et sulle meeldis, et siis ma tean. Ja näeme juba järgmises videos jälle. Tšauka! Väga nunnu, issa mu arvuti nii undab. Ma tahan korra vaadata, kas seal video all on mingid kommentaare ka. Siin on mõned kasutajanimed, keda ma ära tunnen. Nii et vähemalt mõni teist on ikka veel minuga. Sellest ajast saati, nagu ma mõtlen.
mis on väga lahe. Aga siin on küll niisugused positiivsed kommentaarid. Nii et väga tore ja ma ütleks ka, et nagu, ma panen selle kinni. Ei, ma ei pane seda kinni, mul on seda veel vaja. Ma ütleks, et see ei olnud üldse nagu nii halb. Ja ma olin ikka nii, nagu ma olen. Mõned üksikud siuksed natukene cringe momendid, aga ma arvan, neid on siiamaani. Sest et ma lihtsalt olen inimene. Aga muusikavalik oli okei, kõik nagu, et igale poole ei olnud muusikat pannud, mis oli, ma arvan, hea, seda ma nüüd teen jälle rohkem, sest vahepeal ma läksin nagu seda teed pidi, et mul oli terve video vältel nagu muusika ka, nagu vaiksemalt siis, aga siis mingi hetk ma tundsin, et ma ei taha, see on nagu liiga palju ja see võtab kuidagi mulle meeldiks, kui te tunnete, et nagu sa oleksid nagu sõbrannaga FaceTime'is või midagi sellist, nagu see tunne ja minu arust see kaob ära siis, kui kogu aeg on muusika taga ja minu arust seda kogu aeg ei ole vaja, ma arvan, et ma täidan suht hästi ära selle mingi tühja ruumi ja lõikan välja kohad, kus on nagu vaikus, on ju, et seda muusikat ei ole nagu üleliia palju vaja ja siin minu arust ma olin väga hästi sellega hakkama saanud, et ma ei olnud nagu üle pannud. Ei mingite monteerimiste, muusika ega efektidega. Ja issand, jah, siin on Kaisa vana kodu näha. Või sama kodu, aga enne remonti. Ma ei tea, tore oli vaadata tegelikult, et nägin ikka natuke noorem välja, stiil veits teine ja prillid, see oli nagu kindlasti suur erinevus. Aga ma tahtsingi tegelikult minna vaatama küsimusi, mis teil olid vlogimise kohta. Kuidas üldse harjusid kaamera ees rääkima? No ma ei tea, ma hakkasin kunagi storydes vaikselt rääkima ja kindlasti seal storydes ma olin küll alguses nagu väga selline kohmakas. Muide, kui te tahaksite, et ma vaataksin oma kõige esimest YouTube'i videot, see oli esimene vlog, aga mul olid ennem seda siis siuksed meigivideod, et siis me saame seda ka mõnes Springmassi videos, ma arvan, teha. Aga ma lihtsalt tegin seda aina rohkem ja siis ajaga nagu läks paremaks, kuigi praegu seda vlogi vaadates siis mul on tunne, et mingit megakaamera hirmu mul ilmselt nagu pole olnud. Ma ei tea, miks. Ja kui avalikult filmid, kas on juhtunud ka mõni naljakas või piinlik olukord, kui keegi sind vlogimas nägi? Ma olen avalikult vlogimises siiamaani nagu mitte väga hea, selles suhtes, et endiselt mitte super enesekindel. Välismaal see tuleb mul nii palju kergemalt, sest et inimesed ei saa aru, mida ma räägin teises keeles, on ju, ja ma ei tunne mitte kedagi sealt. Ehk siis see on nagu nii lihtne, sest ma tunnen, et ma olen anonüümne ja nemad ei tea, palju jälgijaid mul on, kes ma olen, kust ma tulen, mida ma tegelikult üldse filmin, nad ei tea nagu mitte midagi. Okei, jah, et ennast või ümbruskonda okei, aga nagu, et mille jaoks või, et seda nad ei tea, aga Eestis, ma ikka vahepeal vlogin, aga see ei tule mul super lihtsalt, see tuleb mul kergemini, kui ma olen sõbrannadega koos. Võib-olla olete märganud ka, et kui ma olen kellegagi koos poes näiteks, ma ei tea, Anette, Mariaga, siis mul ei ole üldse raske võtta seda kaamerat ka välja ja siis koos sõbranna ja selle kaameraga nagu seal rääkida. Aga kui ma olen üksinda, siis see tundub mulle nagu nii palju hirmsam. Ja siis on selline kommentaar ka, et räägi vlogimisest, kuidas alustasid, kuidas harjusid. Vahel tundub ka endale nii äge mõte, et võiks ju filmida kas või enda jaoks, kui on mõni tegusam päev. Aga samas tundub nii awkward, et mida ma räägin. Ma vist filmiks 10 korda mingit ühte asja, kuna olen nii enesekriitiline ja suudaks leida kogu aeg midagi, mis ei meeldi. Ma olen seda varem ka öelnud, et mina ei ole perfektsionist. Ma arvan, seda on ka minu videotest aru saada. Ma leian, et see on pigem hea asi, sest ma ei aja ennast lolliks ja ma väga ei tee mitu korda ka mingit võtet või nagu, et ma ei filmi ühte asja mitu korda väga. Mõnikord juhtub, et ma hakkan millestki rääkima, aga siis ma lähen täiesti teise teemasse või ma
räägin nagu ühest asjast, siis natuke teisest asjast, siis kolmandast ja ma tunnen, et ma olen liiga laialivalguv ja siis ma küll teinekord nagu filmin selle mingi osa või mingi lõigukese uuesti ja võtan ennast kokku ja hoian ennast teemas. Et mul on suht kerge hakata nagu mingist suvalisest asjast vahepeal rääkima. Kui räigelt puterdan mingi sõnaga, siis selle ütlen ka uuesti, aga noh, mingit sellist asja, et ma 10 korda alustaks uuesti videot või 10 korda midagi filmiks, seda ei ole mitte kunagi. Et ma ei tea, 3 korda on vist maks ja see on ka harv juhus. Ja ma tihti jätan ka veidi mingisugused puterdused või mingisugused apsakad või mingid asjad jätan sisse, sest et see on nagu elu osa ja see teeb naljakamaks kohati videot ja ma ei tea jah, ma tahan võimalikult autentne olla. Et mul on hästi hea meel, kui ma olen sõbrannadelt küsinud, et kas ma olen oma videotes selline, nagu ma päriselus olen ja nad ütlevad, et jaa, et nagu mitte mingit vahet ei ole. Et seda ma tahangi. Osad on öelnud, et ma olen podcastis teistsugune. Ma ei tea, võib-olla seal tuleb natukene teistsugune tahk minust välja. Ma ikka edastan oma mõtteid oma sõnadega nii, nagu ma muidu olen. Võib-olla ma üritan seal natukene korrektsem olla, sellepärast, et me ei lõika seda üldse. Me ei võta sealt mingeid puterdusi välja. Ta lihtsalt on nii, nagu ta on. Ja siis ma proovin esimese korraga oma mõtted võimalikult hästi edastada nii, nagu ma olen neid mõelnud. Et ei taha väga puterdada ja ei taha ka midagi valesti öelda. Et siis võib-olla sellepärast ma nagu natuke rohkem kontrollin, mis suust välja tuleb. Aga jah, üldiselt olen ikka nii, nagu olen. Vot. Ja kes veel ei tea, siis kuidas ma üldse alustasin, oli see, et ma kunagi töötasin NYX Cosmeticsi Ülemiste poes, siis kui nad alles avasid selle ja siis ma olin seal ilukonsultant ja tegime seal meike ka vahepeal ja siis seal kuidagi oli hästi nagu julgustatud see, et sa jagaksid enda meigilukke ka Instagramis, et kuna me töö juurde kogu aeg tegime mingeid ägedaid värvilisi meike ja siis ma hakkasingi Instasse neid üles panema ja noh, sisu tuli üsna palju, sest et ma käisin palju tööl ja siis mul oli palju erinevaid meigilukke. Ja siis ma hakkasin vaikselt storydes näitama, kuidas ma mingisuguseid neid meike tegin, siis mingeid step by step tutoriale, siis hakkasin jagama, kui ma kuskilt ostsin midagi, haulid ja siis ühel hetkel läksid need story'd nii pikaks, et ma pidin olude sunnil YouTube'i kolima. Ma tegelikult see ei olnud plaanis, ma kartsin seda YouTube'i platvormi, ma kartsin, et see on nii ametlik, ma pean oskama päriselt monteerida, ma pean oskama midagi teha. Ja noh, tegelikult ma mõtlesin selle enda jaoks hirmsamaks. Ja siin ma olen midagi endiselt tegemas. Et niimoodi ta läks. Oota, aga ma peaksin siis võtma kohe äkki tänase küsimuse ka ette midagi, mis te siin küsinud olete. Keegi küsib, et kas mul on eelarve, et palju sa kuus kulutada tohid toidule, meigile ja nii edasi. Ei ole. Ja paar inimest on küsinud, et kuidas motiveerida end trenni tegema päevadel, kui motivatsioon puudub. Kohusetunne. Ma olen väga kohusetundlik inimene. Ja kuna mina lepin endaga alati eelneval õhtul kokku, kas ma lähen järgmine hommik trenni. No näiteks täna ma ei käinud, sest et ma teadsin, et ma ei jõua. Mul oli hommikul vaja eelnev video valmis teha ja siis ma pidin juba teraapiasse minema. Ehk siis ma teadsin, et ma ei jõua minna. Ma ei teinud eile endaga kokkulepet, et ma lähen. Aga muidu õhtul ma tean, et homme hommikul ma lähen trenni. Ja siis hommikul ma ei hakka enam mõtlemagi, ma ei hakka endaga, mul on hea meel, et ma olen jõudnud sinna, kus ma ei hakka ennast ümber veenma. Seal ei ole nagu sellist küsimärgi kohta. Ma tegin endaga selle kokkuleppe, ma tean, miks ma käin trennis,
ma tean, et see toob mulle parema enesetunde ja see, et ma selles praeguses momendis olen laisk, see ei loe, sellepärast et see ei aita kaasa minu pikaajalisele eesmärgile ega ka heale enesetundele, sest et kui sa veenad ennast ümber hommikul, no näiteks oletame, et sa plaanisid hommikul minna, hommikul ärkad, mõtled, tead, ma ei viitsi, siis tegelikult sa võtad endalt ära võimaluse midagi saavutada, tekitada endasse hea tunne, et tegin ära või et see on tegelikult sügavam kui, et tegin ära. See on nagu see, et kas sa ise oled reliable, kuidas see eesti keeles on siis, usaldusväärne. Kuidas ma seletan seda? Oh my God, mul on praegu millegipärast nii raske sõnadesse panna, mis ma tahan edasi öelda. No miks öeldakse, et sa võiksid hommikul voodi kas või ära teha? Et esimene asi, mida sa hommikul teed, on, et sa teed voodi ära, sest et see on accomplishment, see on mingisugune saavutus. See on endale tõestamine, et näe, ma olen juba alustanud mingi asja ära tegemisega. Ja see annab hea energia päevaks, et ma saan asjad tehtud. Ma saan ise endale loota ja minu arust selle trenniga on samamoodi. Mida rohkem sa annad järgi oma sisemistele manipulatsioonidele või ma ei tea, ümberveenmistele ja see käib tegelikult ka näiteks toidu kohta, selles osas olen mina veel nõrk. Näiteks see, kui mul siis tuleb mingi isu ja ma annan sellele järgi ja tellingi endale näiteks Mäkki, aga ma olin eelnevalt mõelnud, et täna ei söö rämpstoitu, aga siis tuleb isu ja ma tellin, siis see tegelikult ei ole nagu minu ajule hea, sest et ma õpetan talle, et ma võin ennast ümber rääkida ja ma ei pea oma sõnast kinni. Ja see tegelikult nagu ei ole suhtele iseendaga hea. Ehk siis, oh my God, kus ma nüüd alles kuidagi ringiga jõuan siis asjani, et motivatsioonis ei ole minu jaoks küsimus. Enamus hommikutel mul ei ole motivatsiooni tegelikult, aga mul on suurem eesmärk, et ma tahan, et ma näiteks rannas olles tunneksin suvel ennast hästi, ma tahan, et ma saaksin kanda riideid, mis mulle meeldivad ja ma tahan, et kui ma peeglisse vaatan, siis ma olen rahul endaga. See on siis, ütleme, see suurem eesmärk. No sinna juurde siis see, et võib-olla äpsid oleksid nähtavad, pepu oleks normaalne ja selg oleks defineeritud, on ju. Et kui nagu niimoodi detailsemaks minna. Et ma tean, et see on eesmärk ja selle jaoks ma olen otsustanud, et ma pean 4 korda nädalas trennis käima. See on nagu selline baseline, seal ei ole küsimärke, see lihtsalt on nii. See on täpselt samamoodi nagu mu elu osa, nagu see, et ma pean sööma päeval, on ju. Ja siis ma nüüdseks ei proovi ennast isegi ümber veenda. Ainus asi, mis tõesti on, ma proovin ikkagi oma keha kuulata, et kui mul on päevad ja ikkagi mingi alakõht räigelt valutab, siis ma ei suru ennast sinna trenni. Siis ma kas võimalusel lükkan selle järgmisse päeva või siis teen mingit muud sorti liikumist, mida ma see päev saan teha. Aga üldiselt isegi ütleme, kui ongi, alles hiljuti ma teile ütlesin ka see nädal vist, et ma tegin kergema jalapäeva, et ma lähen ikkagi kohale ja ma midagi teen seal. Mõnikord teen kergemalt, aga ma lähen. Vot, et see on see, kuidas mina mõtlen motivatsioonist. Siuke pep talk. Mis mu lemmiktoit on? Pitsad, burgerid meeldivad kodustest toitudest juustuga, makaronid, tomatisalatiga. Lasagne, Anette tehtud ja enda tehtud, sest me teeme sama retsepti järgi. Anette tehtud makaronisalat on üks mu lemmiktoite. Oh my God, ma tahaks seda. Siis Dominique restoranis enamus toidud on mu lemmiktoidud. ja siis ma enne ütlesin Passo restoran, see, mis Tartus on, aga see on Patso, nagu ma aru sain. Patso restoranis see kruudopitsa, mida ma ei saanud. See on ka mu lemmik. Okei, kuulge, ma arvan, ma olen lobisenud küll, et küsimusi ma rohkem ei võta täna. Video lõpetuseks. Magrada saatis mulle paki ja nii tore minu arust selline mõte, et nad küsisid enne mult, et vali välja 3 toodet, mida sa tahaksid ja me saadame sulle need. Et tegelikult nii tore, kui saad ise valida, et mida sa saad, sellepärast, et ma arvan, niimoodi saab ka bränd kõige rohkem tagasi.
et kui inimesed päriselt saavad valida need tooted, mida nad vajavad või soovivad. See on huvitav. Ma mõtlesin, et ma proovin Luxurious Bubble Shower Gel with Botanical Extracts. Dušikeel. Selline. Kas kohe nuusutame seda või? Issand, see meenutab mulle midagi. Ma ei oska öelda isegi, mis lõhn see nagu on, aga midagi luksuslikku see nagu justkui tõesti oleks. Siis ma tahtsin, see on nii nunnu püsikene, siis ma tahtsin proovida seda lip balmi ja ma võtsin selle värviga variandi. Kas paneks? Mul on küll praegu midagi peal, aga äkki ma viskan siia peale lihtsalt selle. Ja siis mina olen vist viimane inimene siin maamunal, kes veel ei ole ära proovinud seda Laureni kehakreemi. Ja seda nii kiidetakse, et ma ei ole näinudki ennem, et ühtegi kehakreemi nii palju kiidetakse. Tahtsin lihtsalt nuusutada seda. Ma olen küll, Laura ostis selle, siis ma nuusutasin. Hästi õrnalt või ma ei tea. Väga mõnusa tekstuuriga on küll see kreem. Ma ei saa aru, kas mul praegu nina lihtsalt on nagu kuidagi mingi imelik või kas sellele peakski lõhna olema äkki. Igal juhul saan nüüd oma keha mõnusalt niisutada ja aitäh Magradale selle paki eest. Muide, kes on tahtnud midagi tellida Magradost, siis magrada.eu saab tellida koodiga Kaisa15. Siis endale tooteid 15% soodsamalt aprilli lõpuni. Ja kui sa oled veel sisse loginud klient, siis sa saad lisaks veel 7% püsikliendi soodustust, nii et kokku 22% soodukat. Et kes on ka äkki tahtnud proovida midagi nendelt ja pole siiamaani seda teinud, siis Kaisa15, magrada.eu. Kuulge, aga sellega ma täna lõpetan siuke väga chill vlog vahelduseks ja näeme juba homme.